Tegin enne videot algainetest ja lugesin selle väga hea piibli teksti efeslastele 6.12 ja ma nüüd tein uuesti mõtlema, et tegelikult nüüd selles tõlkes on siin üks muudatus, mis mul jäi siis mainimata, et ma loen selle ette, et me ei pea ju võitlust mitte inimestega, vaid valitsuste ja võimudega, selle pimeduses oleva maailma valitsejatega, kurjade vaimudega, kes on taevastes paikades. Siin on nüüd tegelikult tõlgitud see, kes on taevastes paikades, kuigi kõikides teistes piiblites, nii palju kui ma tean, on need taevaalustes paikades, et nad on õigemini siis taevaaluste kurjade vaimudega on võitlus, et nad on just taevaalused, et nad on taevast alla visatud teemalikud inglid, kes on siis saadetud eksitama inimesi, kes ei mõista tõde ja ei uuri seda. No, põhimõtteliselt, nagu ma olen enne rääkinud, et nad on Jumala enda poolt laias laastus visatud siia ja et siis nad teeksid seda inimeste eraldustööd, et siis eraldada need, kes tunnevad huvi selle vastu, mis on raudselt piiblis öeldud, et me ei peaks selle vastu huvi tundma ja ei peaks selle asjaga tegelema. Mul tuli nüüd meelde üks lugu, et mis juhtus 1978 aastal augustikuus, et Lõuna-Eestis ühed järve ääres, mulle ei tule nüüd hetkel see asula meelde, Rõuges, jah. Ja meie kutsusime seda Kurejärveks metsa sees. See oli Püssa külas, aga ma ei tea nüüd edaspidi sellest järvest suurt midagi. Meie kutsusime seda Kurejärveks, sellepärast, et seal olid alati kured ja me käisime seal suve lõppu ära saatmas, nagu, et iga aasta siis augusti kaks viimast nädalat sai siis seal needetud ja niimoodi siis aastaid. Ja siis ükskord siis oli selline asi, et siis õhtul vanaema ütles, et mine too sealt vett sealt järvest ja siis ma läksin ämbriga tooma, aga see telk oli nagu eemal, seal mäe otsas, seal oli üks mägi ja see järv oli seal all ja see kõik oli udu täis, see oli siuke augusti õhtu, mõnus, rohutirtsud siristasid ja mõnus soe oli ja samas udu oli nagu jahe siuke. Ja siis ma lähen sinna järve suunas ja järsku hakkab imeilus muusika mängima, selline klassikaline. Ma ei olnud enne sellist muusikat kunagi üldse kuulnud. See oli midagi teistsugust ja ma olin segaduses, et kus see nüüd tuleb, et see autokraadiost nüüd kindlasti ei tule, et see tuleb nii põimsalt ja see tuleb sealt järve suunast hoopis. Ja siis ma lähen veel edasi ja siis järsku hakkab ka koorilaul laulma. Ja ma ei saanud nagu veel nendest asjadest aru, kui järsku see udu kadus niimoodi, et ma nägin, et seal järve peal seisab rivis mingi 15 valgetes riietes olendit, kes siis laulavad. Ja
Siis ma küsisin nagu endamisi, et mis asi see nüüd peaks tähendama, et mis asja, et noh, ma olin mingi 7-aastane ja siis kõige huvitavam oli see, et nagu üks hääl ütles sealt teiseks poolt, et need on nähtamatud maailma olendid. See oli nii šokeeriv, et ma pillasin selle ämbri käes sinna järve ja ei osanud midagi enam arvata. Tahtsin sealt ära minna, aga jalad lihtsalt ei liikunud. Jalad olid nagu mudasse vajunud. Noh, seal oligi muda, aga asi ei olnud selles, et nad lihtsalt keeldusid liikumast ja siis mul ei jäänud nagu muud üle, et ma kätega tõstsin nagu jalgu edasi, ma mäletan, ja siis masseerisin neid ja nad olid nagu täiesti nagu ära surnud, et no ma lasin sealt siis lõpuks jalga ja läksin teiste juurde ja ütlesin, et vaadake sinna järve poole. Ja siis, kui nemad vaatasid, siis tekkis momentaalselt vaikus ja see udu tuli ette ja ainult rohutirtsude sirin jäi alles. Nagu poleks mitte midagi olnud. Et see oli nagu selline üks lugu. Teine, noh, neid lugusid on palju, aga teine huvitav lugu oli, noh, huvitav. Ma ei kutsugi seda, see on kõik siukene teemolik teema tegelikult, et aga siis teine huvitav selline lugu siis, kuhu ma sattusin, oli 92. aastal ja see oli ka see detsembri keskpaigus kuskil umbes ja siis kuulen, et tulevad kellegi sammud üles tuppa, aga seal kedagi seal all ei oleks tohtinud olla. Ja siis nägin, kuidas uksed link läks järsku alla. Vaatasin pingsalt, et mis nüüd toimub ja mitte midagi ei toimunud muud, et uks läks lahti, aga mitte kedagi ei olnud näha. Uks läks kinni, link läks üles lihtsalt. Ja mis asi see nüüd siis on ja siis kuulen veel nagu samme ja siis järsku on minu kõrval mingi valges riietes mingi selline mees ja siis ta paneb mul käe õlale ja ütleb, et tule ma näitan sulle, mis tulevikus sünnib või midagi sellist, sest noh, ma olin suhteliselt üllatunud kõigest sellest nii järsku, et noh. Ja siis ma ei saanudki midagi teha. Järsku me nagu lendasime niimoodi, et juuksed vuhisesid näkku ja tohutu tuul oli ja siis nagu mingid asjad vuhisesid mööda, siis ma sain aru, et need on pilved. No see kõlab nagu lausa hullu inimese jutuna, aga nii see oli ja siis me lendasime mingist valgusest läbi, mingi hästi ere valgusekraan või niisugune tohutu valgus. Lendasime sellest läbi ja siis läks kõik aeglaseks. Siis ma nägin selgelt, et need on pilved ja siis me olime niimoodi aeglaselt seal. Ja siis, kui me läksime allapoole, läksime nagu pilvedest läbi allapoole, siis oli näha, et kõik linnad, kust me läbi nagu lendasime, need olid kõik purustatud. Et kõik linnad olid ainult paremetes ja noh, ma ei näinud ühtegi inimest, aga me olime nii kõrgel, et seal ei saanudki eristada inimesi, aga siukene tohutu purustus oli ja me käisime mitmes kohas ja igal pool oli siuke purustus linnades.
ja siis me läksime uuesti üles, oli jälle selline aeglane pilvedes lendamine. Ja siis selline valgus aknast läbi suurest, et valguses oli nii ere valgus nagu, ei saanud üldse vaadata. Ja siis läks jälle selline kiire tulek ja siis ma olin seal oma toas jälle uuesti, ja see mees oli mu kõrval ja siis see mees muutus nähtamatuks ja ta läks täpselt samamoodi, läks tagasi, et mul olid ainult sammud kuulda, aga seda meest ennast näha ei olnud. Ja ma ei tea, kui kaua ma ära olin või midagi või mis see oli aga igatahes ütleme, silmad jooksid nagu vett sellest tuulest, et kuidas see võimalik oli, seda mina ei oska öelda, aga see on kõik selline, et selliste asjadega tasub väga ettevaatlik olla ja uurida nüüd, mida piibel ütleb nende asjade kohta ja mitte nagu ise selliseid nägemusi ja selliseid kogemusi hakata nagu veel üles kiitma, et tõde on ainult piiblis, mitte kuskil mujal, ükskõik mida keegi näeb või kogeb ise. See on kõik, osutub pärast valeks ja inimesele kahjulikuks. Et seepärast tasub tõsiselt võtta see, mis on piibli tõde.